see Megiddo on nüüd otsapidi töökotta jõudnud. Lähme uurime korra, mis tal viga on. Tere! Vot siin on meil tubli töömees, kes on, ütleme nii, et lühikese jutu mees. Ta ajab oma asju käemärkide abil, aga meie juures saavad tööd kõik tublid inimesed. Ja tema on üks staažikamaid mehaanikuid. Seda, mis Megiddol praegu viga on, ma ei saagi ta käest küsida, aga paberi peal on näha, et tal on külje ukse käepide katki. Kuule, mis see Mitsubishi teeb siin? Hooldus 80 000. 80 000, aga kuidas sa oskad Mitsubishile hooldust teha? No aga mis siin mingid raketiteadus, mida pole ju. Mehed, kes siin töötavad, on väga erineva kogemusega. Paljud on Renault mehed, aga siia uude laagresindusse on tulnud ka paljud mehed, kes on remontinud seni hoopis mingeid muid autosid. Nii et kogemus on väga lai. Jõudu, mis sellel autol viga on? Uus autode ettevalmistust, jah? Autode ettevalmistust, jah. Just. Mis sa paned talle peale praegu? Signalisatsiooni. Mõt siuke värk. Nii, jõudu, mis sellel autol viga on? Oola. Tavaline tehnoola, jah? Paistab, et see on veel Jõe tänavalt Tartust ostetud, nii et ka Tartu inimesed jõuavad siia laagrisse meie juurde remonti. Meil on siin ülikondades autopesijad, et väga puhas keskkond. Kokku on siin 2 pesukohta ja 2 meest teevad siin suvel tööd, nii et meil on tihtipeale vaba aega, nii et saate tulla. Aga praegu, nagu näha on teenindus puu püsti autosid täis, tööd ja tegemist on palju. Ühte uut mehaanikut otsime juurde, nii et kui keegi tahaks tööle tulla, siis andke teada. Et kõik oleks turvaline ja kaitstud, siis ainult kaardiga saab siit uksest sisse. Mitte, et meil majas võõraid käiks, aga siin on mehaanikute nii-öelda riietusruum ja siin on ka duširuum. Meil ei ole täna ühtegi naismehaanikut kahjuks. Mis tähendab, et duširuumis on ainult mehed, ühtegi eraldusseina siin ei ole. Ja meil oli üks kandidaat, üks naisterahvas, kes tahtis autopesijaks tulla ja mehaanikute seas ilmselgelt tekitas see mõte elevust. Ja nüüd näita mehaanikute kööki. Köök on meil siin on alati laual värske trukkililled ja mehaanikute külmkapis tänasel päeval oleme nagu hästi avatud ettevõtte. On näete ühe mehe võileivad, üks kali, üks vesi ja siis ilmselt veel paari inimese söök seal. Ja siin on üritused, mis mehaanikutel ja tegelikult meie kollektiivis üldse toimuvad. Näiteks 4. juunil toimus meil meie kena kolleegi Airi Rätsepa koolitusseminar looduslikud raviviisid, mis oli väga meeleolukas üritus. Siis augustis 13. on tulemas Arlin Vooremäe, meie suurepärane automüüja, koolitusseminar Kõik algab lantimisest ehk meremehe saladused. Et kui on keretöö mure, siis millal ette saate võtta? No, järjekord on kuskil nädal, aga võimalused saame ka kohe võtta, kui väga kiire on. Ja asendusauto saab? Absoluutselt. Väga hea. Need tüdrukud vastutavad kogu muusikalise kujunduse eest. 140 tundi kestab see list, jah. Aga me toetame autoreid ja kõik on nii ametlik ja ilus, nii et muusika on meil hoolikalt valitud. Teie siinoleku mõnusamaks muutmiseks kogume siia kokku alati kõige värskemad ja huvitavamad raamatud. Näed, tule siia poole. Siis on siin näha praegu sellised teosed. Siin on Lea Dali Lioni Joonista valgus. Siin on Ain Parmase Minu Kambodža. Siin on 101 Eesti laeva, Mati Õun, Hanno Ojalo. Siin on Jaak Joala, Unustuste jõel. Siin on Kultuurne inimene, keskklassi eluolu ajalooline areng. Siin on muidugi Vahur Kersna Jäta elamata. Ja Refi vahetajatele rikkaks saamise õpik. Sellised raamatud on siin korvis, ma näen siin ka Luule Viilma ellujäämise õpetust ja raamatut Masinast, mis muutis maailma. Need ei ole ilmselt mingid viimase hetke bestsellerid, aga siin varamus on nad olemas. Ja niimoodi me iga kuu jätkame, kõige popimad raamatud me siia kasti toome ja kui need hakkab rohkem saama, siis tekib siia ka raamaturiiul,
kus saab ka vanemaid raamatuid vaadata. Siis on üks tore album, mis näitab meie maja ehitamise lugu. Et ehitushuvilised saavad seda albumit siin ka sirvida. Ja ühte kohta läheme veel. Lähme selle osa töötajate kööki. Kui me käisime mehaanikute köögis ja vaatasime, mis neil külmkapis on, siis lähme korraga siia ja vaatame täiesti eksprompt, mis neil külmkapis siin on. Automüüjad ja tööde vastuvõtjad ja selline seltskond. Et siin on kraami oluliselt rohkem, siin on üks tort, siin on näha üks pudel midagi, siin on piima, veel mõned pudelid, tükike sinki isegi ja selline lugu. Nii et paistab, et siin on külmkapis ka sellist kraami, mida siis aeg-ajalt klientidele ja külalistele pakutakse. Neiu Hanna, kes tegeleb kõikide teie autode tellimisega muu hulgas. Kõik need autod, mida müügimeestega kokku panete, tellib Hanna tehasest ära ja tema teab seda, millal midagi toodetakse, millal midagi saab või ei saa ja nii edasi. Praegu kõike saab, kõike toodetakse, kõik on hästi. Nimelt, kui keegi veel ei tea, siis siin majas on toimunud eelmisel hooajal väga palju üritusi. Need näitavad seda, kuidas see maja näeb välja siis, kui siin toimub teatrietendus või kontsert. Sa saad selle kaadrisse. Nii et siit ka üleskutse. Esiteks jõulukontserdiks, kui on kohalikke kollektiive, kes soovivad üles astuda, andke teada. Paneme kava kokku juba. Ja kui teil on mingid ideid, keda te näha tahaksite siin laval, teatrietendust või kontserti, andke ka sellest teada. Kaalume, korraldame ära. Ja ma näitan teile, et uks meie juurde on alati avatud ja see uks on seal. Olete oodatud, kallid sõbrad, kogu suve jooksul. Aga siinkohal ma võtakski selle uudiskirja kokku. Me tuleme peale suvepuhkuseid uuesti. Lõpetuseks näitame kaadrisse teile mõned pildid, kuidas meie inimesed juba puhkavad. Meil on siin väga palju tsiklisõpru, tsiklimehi, kes käisid eelmisel nädala lõpul Saaremaal tsiklimatkal. Tsiklimootorsi mitteametlik tsiklimatk. Ja neid toredaid suve tegevusi teeme nii meie kui ka loodetavasti teie väga palju. Ja pärast puhkusi videouudistus kohtume jälle.